Hinnatõusudega loomulikult see on tohutu probleem meile ka ju. Me näeme, kuidas mahud langevad, kuidas inimeste ostujõud on langenud tänu sellele, nad ostavad vähem. Meie kõike seda näeme, et rohkem kui siin mõned tarkpead rääkidagi oskavad, et ikkagi väga selgelt mõned sektorid on näiteks lihasektoris on jäänud 26-27 rekkadeid lihatooteid müümata, on ju. See on juba ikkagi aasta kohta ikkagi väga nagu mõjus kogus. Just eelmisel nädalal üks lihatööstus tegi kokkuvõtte. Et loomulikult need on arvud, mis panevad ettevõtteid mõtlema, need on sellised seigad, mis panevad ettevõtteid tegema oma kriisiplaane ja kui eelmine aasta nenditi lõpus, et hakkas tõesti tunduma, et inimesed on võib-olla natukene nende kõrgete hindadega juba harjunud, et tuleb äkki mingi stabiilsem periood ja tõesti ettevõtted, kõikide põhisektorite juhid ütlesid, kui midagi äärmuslikku ei tule, siis me lubame ja julgeme lubada, et 2026. aasta tuleb meile toiduhindade ja inflatsiooni osas kergem. Ja plaks veebruarikuu ja Lähis-Ida on konflikti algus, Hormuzi väin kinni ja mis see tähendab? See tähendab seda, et meie sektor on oma energia, kütuse, gaasi, šoki juba ära saanud, eks? Et kõik näevad seda, mis hinnad on bensiinijaamades, tanklates, posti otsas ja inimesed saavad sellest aru, aga mis jällegi ju pärsib, ega inimestel samamoodi on ju läinud kütus kallimaks. Kuulge, meil on Eestis kohti, kes pole näinud ühistransporti võib-olla aastakümneid, rääkimata tasuta ühistranspordist, eks, et nad on sunnitud lihtsalt sõitma. Aga see tähendab meile väga selgelt ja me näeme näiteks automaks, on ju, pere maksab 200 € automaksu. Selle 200 € eest ostab ta vähem toitu või ostab ta odavamat toitu. Ehk et liiga suur hulk inimesi, circa 30% Eestis ju elab vaesuse piiril või vaesuses, seda on liialt palju ja me tunnetame ja näeme seda väga selgelt oma müükides. Ja kui toiduainete hinnad ikkagi 6 aastaga on tõusnud 62%, siis loomulikult on see probleem. Seisame isikuvabaduste eest. Kuula meie sisukaid podcaste vabadused.ee-st.